Hola, olen Laura. Jõulud minu jaoks on selline rahulikult võtmise aeg, kuigi tavaliselt jõulude eel on igal pool hästi palju sagimist. Aga et ma olen vähemalt viimastel aastatel üritanud võtta rahulikumalt ja mitte nii väga selle stressiga kaasa minna. Üritada võib-olla mingit kingipakikesed, sellised päkapiku tööd juba enne ära teha. Ja põhiliselt on lihtsalt minu jaoks see kõige olulisem osa pühade juures sõprade ja perega koos olemine. Et just see kvaliteetaeg, mida võib-olla kõikide inimestega nii palju ei ole aasta sees, et siis jõulude ajal nagu võtta see aeg maha ja kinkida üksteisele aega. Aga mulle ikkagist ka väga meeldib teha kingitusi, et just see, et sa saad selle konkreetse inimese peale mõelda, mis temale võiks sära silmadesse tuua ja siis pärast, kui sa ka juba näed, et kuidas selle kingi lahti teeb ja mis emotsioonid temast tulevad, et see on nagu minu jaoks väike kingitus. Et pereringis on tavaliselt ikkagi komme teha väiksed kingitused, aga need on ka sellised personaalsed, et mitte midagi sellist suurt ja mitte nagu väga palju või mitte väga suured asjad, et ühesõnaga pigem võib-olla väiksed, aga nagu väga erilised kingid. Ja lisaks on alati kindlasti oluline teha piparkooke minu jaoks ja neid kaunistada vähemalt üks kord, sest et pärast on piparkookidest, neid piparkooke on igal pool ja neid on väga palju. Ja siis veel üks asi, milleta ma ei suuda oma jõule ette kujutada, ikka kindlasti 10 aastat vähemalt, on turron, mis on väga hea. See on Hispaania jõulumaius, selline mandlitega. Ta on üsna magus, aga samas ta ei ole nagu lääge, et igatahes ta on minu üks lemmik maius kindlasti. Kui ma piparkooki ei saa, siis see turronni ma pean kindlasti saama jõulude ajal. Ja just see valge turron, mis on see traditsiooniline, on minu lemmik. Ja Hispaanias olles õppisin ma aastavahetusel just sööma neid viinamarju, et neil on selline komme, et nad söövad siis need viimased 12 kellalööki enne täistundi aastavahetusel. Söövad nad iga kellalöögi ajal ühe viinamarja, mis tähendab siis nagu igaks järgneva aasta kuuks õnne, et üks viinamari ühe kuu eest. Ja siis see traditsioon on minu arust väga tore. Ta on ka natukene naljakas, sest et ta on üsna kiire ja siis inimesed kogunevad kuskil kella ümber seal aastavahetusel ja mugivad kõik neid viinamarju, aga minu arust on see hästi tore traditsioon ja selle ma olen nagu endaga kaasa võtnud, et olen siis kas Hispaanias või Eestis, et see viinamarja söömine käib minuga ikkagist kaasas. Ja et seda ma olen ka oma pereliikmetele ja sõpradele edasi andnud, et siis mõned julgemad teevad seda minuga kaasa ja need, kes ei taha, need ei tee. Aga minu arust on see hästi armas ja et loota, et see väike viinamari toob sulle järgmiseks aastaks igasse kuusse natukene õnne. Feliz Navidad!